ükski suur üritus ei saaks toimima, kui poleks olemas tõelist kuningannat ja see kuninganna on minu kõrval, see on saunameistrite kuninganna. Margit, tere! Tere, ütleme saunanaine saunast. Saunanaine, kui naine kütab sauna, on sauna alati kuum, aga tõepoolest meistrivõistlused on lõppenud. Need emotsioonid, mida mina seal sees nägin, see on kirjeldamatu. Ma isegi ei oskaks ette kujutada, et eestlane võib olla nii hooliv, soe ja see tiimitunnetus siin majas on teil küll eriline. Milliste tunnetega lähed sina täna magama? Väga eriliste tunnetega, sest lõpuks saab ka magama kõigepealt, sest nii nagu saunameistrid ütlesid, on nad kõik väga pikalt öösiti siin üleval olnud, meie tehniline tiim on üleval olnud, aga see tunne, millega täna saab magama mindud, on väga-väga eriline, soe, sest see tase, mis sellel aastal meie saunas oli väga-väga kõrge ja need lood südamest ja see, kuidas nuttis meie võitja ja nutsid kõik inimesed saunas selle rõõmu üle, see oli eriti liigutav. Oli tõepoolest, olin ise ka seal ja see oli väga liigutav, sellepärast et mõtled küll, et vahest, et see eestlane on niisugune kehva kiitja, aga ei, siin majas on asjad teistmoodi. Natuke statistikat, kui sa oled nüüd mõelnud nende päevade peale, kui palju käis teil vaatajaid? 3 päeva jooksul käis saunas circa 2000 inimest ja kuna me tegime ka live-ülekanded, sest meie majal on ka omad piirid ja kõik huvilised ei mahugi siia, siis live-ülekanded olid sotsiaalmeedias, YouTube'is, et kes ei jõudnud kohale, need näevad veel tagantjärgi ka neid, aga see rahva hulk oli väga-väga suur. Tõepoolest, kõik need vapustavad etendused on vist juba homsest, nagu ma aru saan, on nad üleval ja neid saab siis vaadata, nii et kes sellel aastal ei jõudnud, vaadake järgi, aga järgmisel aastal olge ise kohal, sest kogeda seda kõike kuuma ja tunda neid lõhnu emotsioone, see on vapustav. Margit, kuidas sulle tundub üldine tase, sa ütlesid, et on kõrgem, on nad siis ka rohkem harjutanud või tekib juba selline enesekindlus, sina ju näed seda kõike iga päev kõrvalt, mis tunne on? Ja nad on rohkem harjutanud, enesekindlust vaikselt tuleb, sest käesoleval aastal me võtsime päris palju rahvusvahelisi tippsaunameistreid juba, sest alati tuleb õppida ju parematelt, et nad on nende käe all õppinud, nad on ise väga-väga palju harjutanud, et seda taset oli näha ja me läheme väga hea tundega maailmameistrivõistlustele ja nii nagu sa juba ka mainisid, siis tõesti need, kes ei jõudnud vaatama, sest kõik need imelised 15 saunaetendust, mis olid võistluspäevadel, hakkavad siis olema õhtuti kell 6 ja kell 7 meie Aufgussi saunas, nii et kes teab, millised saunameistrid mida teevad, siis jälgige meie ajakavasid, saunameistrite nimesid ja tulge neid kogema, sest see oli tõesti midagi väga-väga imelist. Mulle läks ka väga südamesse asi, mida ütles Noora, nimelt tema on ju ka alles beebi tulnud vaid pool aastat tagasi teile. 3 kuud tagasi. 3 kuud tagasi, vabandust. Aga mida ta ütles? Ütles niimoodi, et selle inspiratsiooni ja mõtte, et temast võiks saada saunameister, sai ta Ksenialt, keda ta käis pool aastat vaatamas. Ja Ksenia on siis meie see duett, kes läheb ka samuti maailma vallutama. Nii et naised, need on kuradima tugevad Eesti naised, kes siin saunas möllavad. Kuidas sul on? Sina pisike kleinuke, jätkad seda, tuleb Aufgussi meistrivõistlus number 3? Ja loomulikult, sest elamuspaal on au korraldada seda igal aastal, me teeme seda ja lisaks Aufgussi meistrivõistlusele, mis siis toimub kord aastas, hakkavad toimuma meil ka erinevad saunameistrite võistlused, et me teeme kogu selle võistluskava põnevamaks saunameistritele ja siis meie külalistele ja kui sa päris intervjuu alguses küsisid, et kuidas see nagu tiimi tunne on, siis praegu oli eriti soe, kui tuli peakohtunik ja ütles, et see on kõige pingem tiim üldse maailmas. Et meie tiimi tunnetus on nii suur, et sellist asja maailmas ei ole, et see on nagu üliäge. Üliõge ja väga tubli oled sina, Margit, sest ükski tiim üliägeda Margitita hakkama ei saaks. Palju õnne kogu teie tiimile ja ma võin olla täiesti veendunud, et tegemist on maailma kõige soema ja vägevam tiimiga. Elagu elamusspa ja kohtume, kes ei olnud siin sel aastal, juba järgmisel aastal Aufgussi meistrivõistlustel.